Ma tahtsin tulla PIA juurde töövarjupäevaks, sest et mulle tundus see töö kõige huvitavam sellest listist ja ma ise tahan tulevikus sellega tegeleda. Ma olen loovjuht ja minu töö sisu on tegelikult visual merchandising ehk siis väljapanekute tegemine. Ma tegelen nii oleviku asjadega kui tuleviku asjadega. Ehk siis tulevik tähendab seda, et ma töötan palju koos meie arhitektidega, kes siis loovad poekeskkonda ja siis mina olen seal nende toetavaks lüliks, kes siis ütleb selle peale, kuidas see kaup seal hakkab välja nägema. Oleviku teemad on siis mul 2 poodi, mis mul on, mida ma haldan, on VRN-i pood T1 ja on siin Moetänav. Tänasel töövarjupäeval oli mul töövarjuks Nicole, kes õpib Rocca al Mare koolis. Temaga oli väga tore, ta oli hästi avatud ja panin ta kohe ka siis praktikale nii-öelda, sai kohe väljapanekuid teha. Tema tegeles siis ehete väljapanekuga, kuna meil oligi täna projektiks peo väljapaneku tegemine. Ehk siis, kus on kõik peoriided ja peoaksessuaarid koos, et tema sai siis selles mind väga palju abistada ja näha, kuidas see töö siis tegelikult on. Minu arvates see töö või see päev andis mulle hea ettekujutuse, kuidas siis seda toodet niimoodi välja panna, et see tõmbaks inimesi poodi seda ostma. Suvel ma käisin siis Malevas, Tankla Circle K-s töötamas ja seal oli sama ülesanne, et kauba väljapanek, aga riiete asemel oli siis toit. Ma soovitan Nicole'ile, kui ta peaks selle töö peale tulevikus tulema, et oleks hästi avatud, mõtleks piirideta ja julgeks asju teha teistmoodi. Võtab küll vanad asjad arvesse, aga annab oma näo kõigele, mis ta teeb. Ma arvan küll, et kaubandus võiks olla küll üks töökoht, kus ma töötaksin tulevikus, et mulle endale pakub see suurt huvi.